Nii, aeg järgmine nädal ülevaade teha. Vaatame, mis meil tuleva nädala uudiste poolest ees ootamas on. Ja siis siirdume graafikutele. Esmaspäev paistab meil juba päris aktiivne olema. On meil tulemas siis erinevate riikide eurotsooni. USA dollari kohta samamoodi on tulemas siis erinevad PMI uudised. Et esmaspäev tõotab siis korralikku mürglit. Saab näha, mis siis päriselt juhtuma hakkab. Teisipäeval meil esimene euro-uudis on siin Hispaaniast olemas, unemployment change. Ja ülejäänud uudised jäävad siis New Yorgi sessiooni aega. Kõige tähtsam nendest siin on siis USA dollari, JOLTS, job openings. Muud erilist hetkel suuremat teisipäeva kohta ei paista. Et teisipäev siis suur tõenäosusega peale esmaspäev mürglit tuleb siuke rahulikum, mõneti konsolideeruvam. Edasi kolmapäeval jällegi veel PMI uudised, Job Services PMI terve eurotsooni kohta ja tulemaski siis Itaaliast retail sees uudised ja GBP-le tulemas ka PMI uudis. Ja samamoodi siis USA dollarile tulemas S&P ja ISM Services PMI uudised. Et kolmapäev tõotab ka siis rohkem volatiilsust, rohkem võimalusi aktiivsust turgudel. Neljapäeval meil vast kõige olulisemad on siin eurotsooni kohta, mis eurot puudutavad ja ka GBP-d mõjutab siis. On tulemas siis Euroopa Keskpanga Quindase kõne ja eurotsooni kohta siis retail sales kuu ja aastalõika põhised. GBP koha pealt on meil tulemas siis intressimäärade otsus. Kolmapäeval tasub olla siis GBP kauplemisel natuke ettevaatlikum, tähelepanelikum, et võime näha siis enne seda uudise tulekut mõningast seisakut või siis tehakse siuke agressiivsem lüke, et tehakse need liigutused ära, manipulatsioon tehakse enne uudise tulekut ära. Aga neljapäeval meil siis New Yorgi sessiooni aega jääb terve hunnik USA dollari uudiseid, on siis tulemas meil erinevad töötusmäära uudised. Et neljapäevane päev pakub meile väga häid võimalusi. Seda siis volatiilsuse poolelt. Et tõotab tulla hea nädal, on ka meil siis uus kuu algus. Reedel on meil siis vast kõige olulisemad uudised jäävadki siin New Yorgi sessiooni aega, on meil tulemas siis NFP, et reedel tasub olla väga ettevaatlik NFP uudisega tulekul või siis võtta reedene päev üldse kauplemisest eemale, et vältida siis ebavajalikke kaotusi. Aga eks seal kaotustes on ka omad võimalused, kui me oskame neid rakendada kasutada. Nii palju uudistest. Vaatame korra, mis meil siis graafik räägib, mis meil toimus ja mis ei toimunud. Et ootus oli, et dollari indeksist tuleks siia 4 tunni alasse, saaks siit nende reaktsiooni ja liiguks allapoole siia alumisse 4 tunni alasse või siiski siit läbi, siit veel allapoole 4 tunni ja daily alasse. Kuid seda ei toimunud, turg tegi enda alla tõmbe ja toimus edasi ülesse liikumine. Kõik prognoosid ei saa paika minna ega ei peagi paika minema. See oleks ebaloomulik. Kuid see nii-öelda üles tõmme, mis mina siin ootasin, see toimus natukene hiljem. Et toimus ta siin siis toimus see allatõmme siin samus punktis ja jälle üles liikumine. Et turg enda võimalusi avaldas, andis ja kes sai kaasa. Ilusti täideti ka siin 4 tunni supply demand ära, et meil praegu lähim täitmata 4 tunni supply demand on siin. Ja vaadates dollari indeksit, siis on ootus, et turg liigub veel ülesse poole. Täitma siin meil seda 4 tunni supply demandi. Et siin 2 versiooni, sükest põhilisemat, mis võib meid ees oodata, on see, et turg tuleb alla
ja siis liigume ülesse sinna 4 tunni supply demand'i. Või näeme siis teistpidist, et liigume üles 4 tunni supply demand'i ja siis tuleme teeme korrektsiooni siin kogu selle ülestõusu liikumise osas. Nii. Läks ülemäärane klikk. Niimoodi. Et 2 sihukest erinevat ootust, tõenäosust, et mida turg siis teha võib. Nii, edasi, GBP. GBP, eur, kõik teised paarid USA dollari vastu siis põhimõtteliselt peegelpilt. Ootus oli, et turg tuleb liigub allapoole. Saab kas reaktsiooni siit 4 tunni supply demandist või siit altpoolt. Mingi reaktsioon siin saadi, kuid on ka hetkel siis läbi kukkunud. Ja ülesse poole siia 4 tunni supply demand'i turg siis veel ei ole jõudnud. Ja on meil siis maha jäänud siia päris hulgim neid supply demand alasid ehk likviidsust, mida turg siis püüdma võiks minna. Nii, vaatame korra daily pilti. Oleme hetkel käinud siit 4 tunni supply demandist ära. Järgmine ala, meil daily ala on siin allpool, see on kaunis kaugel, kui turg on allapoole liikumas. Minu ootus tulevaks nädalaks on see, et turg teeks enda tagasitõmbe siis selle osa suhtes, et turg tuleks tagasi. Ideaalis siia võib tulla ka kõrgemale, et täita ära siit 4 tunni supply demand ja siis edasi alla liikuda, mis võib jääda siis järgmisse ülejärgmisse nädalasse. Kõik oleneb sellest, kui aktiivne, agressiivne turg meil on, kui hoogne meil see tulev nädal on. Kerge tõus siin on algus saanud. Vaatame korra Fiboga peale. Nii. Ootaks turgu tulema siis GBP suhtes siia ülemisse alasse ja siit saame reaktsiooni, et liigub alla edasi. Teise variandina võime näha sihukest liikumist, kus turg siis terve nädala liikumiseks jääbki meil see, et saame enda reaktsioonid ja liigume siit ülesse poole. Leiame toe siit müügi supply demandist ja seal kui eirame seda ja umbes siit ala lähedalt siis leiame toe, et liikuda ülesse poole, teha see nii-öelda korrektiivne liikumine ära. Euro ootus siis oli enam-vähem sama, mis GBP-l. Euro käitus natukene paremini. Küll siia ülesse supply demand ei jõudnud, see on kasutamata ala. Enda ülestõmbe turg tegi ja ilus liikumine alla on ka aset leidnud. Nii. Kopeerime siia ka. Nii, saame siia ette. Samamoodi on ka eurol siis likviidsust päris kõvasti ja allpool siis daily ja 4 tunni alad veel ees ootamas. Sama peegelpilt, mis siis dollarindeksil või ka GBP-l oleks siis ootus tulevaks nädalaks. Teine versioon võime näha midagi taolist ja liigume ülesse seda ala täitma. Kuid enamasti ootaks turgu langema allapoole veel. Et suurem magnetsiht on siin daily ja 4 tunni alapool, ala juures siis. Nii, NZ-USD. NZ-USD ootus oli ka, et turg saab emma-kumba siit supply demandidest enda reaktsiooni. Selle ala reaktsiooni ma ei oodanud. Turg tuli ilusti läbi, sai reaktsiooni siit supply demandist. Ehk et ühte siis nendest ootustest turg täitis. Tuli siia ilus alla liikumine. Meil siin hetkel siis aset leidnud. Nii, joonge meil siia siis joonistunud üks müügi supply demand. Ja pisikene ala ka siin vahel. Selle pidamist, toimimist ma otseselt ei oota.
vaatame korra suuremat pilti, täpselt samamoodi siis 4 tunni ja daily ala siin allpool ootamas. Hea magnet on ka siin kõrgemal üleval, saab näha, mis meil turg tegema hakkab, kas liigub edasi sinna daily alapoole või mitte. Kuid üks ootus siis tulevaks nädalaks taoline, teine võime näha midagi taolist. Mina märgin siis supply demand'e ja enda nägemuse, enda kogemuse põhjal neid tõenäosusi, et kuhu poole siis turg liikuda võiks, kuhu ma ootan teda liikuma. AUD-USD, samamoodi see oodata reaktsiooni emba-kumba supply demand'ist. Enamasti esimest eirati, turg liikus läbi ja liiguti ülemisse ja siit on nii-öelda reaktsioon tulnud. On ka meil veel siin üleval üks supply demand täitmata. Osadel graafikutel võib see olla täidetud, juba varasemalt siit võib-olla turg on ära vikkinud, hind on kõrgemal käinud. Kuid hetkel siis siin üks ala. Ja on ka meil siia siis maha jäänud veel üks täitmata, kasutamata supply demand. Nii. Ostu poole pealt ühtegi supply demand siin ei paista, väike käpp siin on, kas see ka päriselt on olemas. Kõik oleneb siis ka maaklerist, kelle infot parasjagu me jälgime vaatame. Võtan korra daily. AUD-USD peal turg on pigem liikumas ülesse poole, kuid võime olla valmis ka siin nii-öelda siis alapoole languseks, et tulla täita siit see tühimik ära ja puudutada siia supply demand sisse, enne kui jätkame üles liikumist. Nii, siin allpool on meil ka siis daily ja 4 tunni supply demand'id ees ootamas. AUD puhul ootus oleks siis midagi taolist. Ekstreemsem oleks see. Ja turg võib loomulikult teha meil ka midagi sellist, et tuleb, täidab siit selle käpi ära. Saame siit regioonist, siit alast, saame enda reaktsiooni ja liigume siit ülesse poole. Mis päriselt juhtub, seda näitab aeg. GBP-NZD. Siin oli ootus, et turg tuleb siis teeb enda ülestõmbe, ideaalis kuskil siia, ja siis jätkab langust või tuleb teeb ekstreemsema ja jätkab langust. Õrn ülestõmme tehti, kuid mitte nii kõrge, kui seda oodata oli. Vaatame korra siin. Siin on huvitav küünal, on Sunday pühapäevane küünal, et kus on turg siis käpiga allpool avanenud ja on see käpp täidetud ja siit siis esmaspäeval toimus meil see langus, et turg enda ülestõmbe tegi ja ilus alla langus ka toimus. Ja siin oleme nüüd kahes nii-öelda punktis sees. Nii, pikendame seda. Vaatame korra, kas meil siin. Iseenesest saame siia ka märkida ühe supply demand'i. Ja üks veel kindlasti siia. Vaadates suuremat pilti oleme siis teinud või jõudnud tagasitõmbe piirini siit selle üles liikumisel. Nüüd on just ka tagasitõmbe tehtud ja turg valmis veel kõrgemale minema. Samas on meil selles osas tagasitõmbe tegemata, et võib ees ootav nädal teha ka midagi taolist ja liigume allapoole edasi. Ehk et GBP-NZD-le ootus siis võib olla midagi taolist. Sinna ekstreemalani võib tegelikult isegi minna, siin on hea käpp, mida turg võiks ära täita. Teine ootus oleks selline, seda keskmist ala ma väga ei oota, et see vastu peaks. Allpool meil on mõningane likviidsus ka siia tekkinud kogunenud, mida turg siis püüda võiks. Nii, ups.
vale nupp. Võime ka siukest lüket veel näha, kus turg tuleb allapoole ja siis näeme üles liikumist. Kuid põhiline ootus on see, et turg liiguks nüüd ülesse poole ja siis alla. Nii, GBP ja JPY. Siin oli ootus siis, et turg liigub ülesse, kas siit alast või siis kõrgemale, haarab likviidsuse ja siis liigume alla. Mõningaselt tegi, nii kõrgele ei tulnud, et likviidsust eelmise tipu pealt võtaks ära ja saime siit sammuselt 4 tunni supply demandist, saime reaktsiooni ja siit turg siis ka allapoole liikus. Küll ei ole turg täitnud ära siit veel seda käppi, võeti likviidsus siit põhja pealt, kuid küünal ei ole sulgunud allpool. Et mõningaselt on tee vabastatud allapoole ja lootus on, et turg võiks allapoole veel liikuda. Nii. Ostu supply demandi. Siin on nii väike käpp, ma otseselt seda välja märkima ei hakka. Ootus siin oleks see, et turg teeb midagi taolist. Vaatame korra daily peale, kas me daily peal leiame siin sobivama ala. On meil siin siis daily supply demand ka veel olemas. Nii, paneme siia buy ja muudame selle dailyks. Nii, ja märgime siia niimoodi. Sama kontekst, põhimõtteliselt siis 4 tunni graafikul ka. Et mida turg siis teha võiks. Nii, uuesti JPY. Uuesti JPY ootus oli ka siis, et turg tuleb allapoole, saab siit emba-kumba supply demandidest enda reaktsiooni, sai siit ülemisest, kasutati ära, päris läbi siit lõpuks ei tulnud ja reaktsioon siit tuli, jõuti ülemisse, siis müügi supply demandi sisse. Et turg siis ühte ootust ilusti täitis. Vaatame, kas me saame siia. Nii, vale lahter tuli kaasa. Nii, selle. Saame siia märkida supply demandi, mis on siis veel kasutamata, et turg liiguks ülesse poole. Vaatame korra daily pilti. Turg on meil päris hooga ülesse poole liikumas ja ootaks siit veel liikumist ülesse poole. Küll oleme jõudnud jah siia daily supply demandi sügavamale sisse. Aga ootaks turgu liikuma veel kõrgemale siis järgmise alapoole. On ka meil veel alles siin see käpp. Saab näha, mis siin täpselt siis toimuma hakkab. Ühed ootused on see, et turg tuleb täidab siit ära ja liigub ülesse poole. Võib ka täie ekstreemsema, haarab siit likviidsuse ja siis liigume ülesse. Nii vaatame korra, kus siin tipp meil oli. Ja teise või siis kolmanda versioonina, et liigume ülesse, võtame likviidsusega siit ala pealt ära ja siis liigume allapoole seda käppi täitma. Uuesti CAD-i ootus oli ka, et kas turg liigub ülesse, saame siit reaktsiooni ja siis alla või liigume allapoole, saame siit supply demandist reaktsiooni ja liigume ülesse. Turg tuli, kerge pidamise siin tegi, lõpuks seda ala siis eirati, purustati ja mindi siis likviidsuste laarama. Siin see supply demand sai kasutatud, küll turg täpselt nagu siit ala seest oleks reaktsiooni saanud, kuid selle liikumisega siin võeti ära siis likviidsus selle ala põhjast ja ka siit nende küünalde vikkide pealt. Ja ilus agressiivne siis reaktsioon, tõus meil on toimunud. Nii.
siia saame märkida ka ostu supply demand'i ja ühe saame veel siia. Nii. Uuesti käed liikumis ülesse poole, küll ootaks teda tulema veel allapoole. Siin on 4 tunni supply demand, kuhu ta võiks sisse tulla, enne kui ta siia daily alla täitma läheb. On meil korralik tõus siin aset leidnud ka. Siin ootused oleksid sellised, et turg tuleb siia, täitma seda 4 tunni supply demand'i, võtab siit veel likviidsus ära ja siis võime näha ülespoole liikumist. Või siis tuleme täidame siit fair value cap'i ära ja saame siit supply demand'ist. Seda ala ma otseselt vastu pidama ei oota ja näeme siit siis üles liikumist. Nii, viskame pilgu peale kui kullale, vaatame mida kuld meil teeb. Kuld on siis pööranud ajutisele langusele. Kas ajutine on ajutine või ka jätkub, saab näha. Ootus oli, et kuld võiks teha kõrgemale tõmbe, selle toimunud, liikus allapoole päris hea mürgliga ja täpselt nendes support resistant joontes alades on ta enda tuge leidnud, on ta läbi kütnud ja on ka tuge leidnud, et need endiselt töötavad. Nii, vaatame kulda. Kullal on üleval siin täitmata alasid, fair value cap'e, double top ka seal. Kuld on allapoole liikumas, kuid ootaks tegema kulda nüüd enda korrektsiooni. Et võiks tulev nädal midagi taolist. Kas ta päris niimoodi aset leiab? Seda mina ei saa kinnitada ega ka ümber lükata. Saab näha, ootaks kulda tegema korrektsiooni või siis võime näha veel kulda liikumas allapoole. Järgmiste siis support resistant alade joonte suunas. Midagi nii. 2 suunda, enamasti ootaks kulda tegema siis siia ülespoole enda korrektuuri, et meil siin on ka head fair value cap'id, mida turg võiks ära täita enne, kui ta siis uuesti allapoole läheb. Et võiks midagi taolist turg teha, justkui head and shoulders võiks ka aja jooksul moodustuda. Pikas plaanis perspektiivis on meil täitmata, võime siin isegi weekly või monthly peale tulla, siis suures pildis, suures jooksus on meil turg seda agressiivset tõusu teinud päris võimsalt. Peale seda, kui siit 2000 piir purustati, on meil toimunud ainult siit tõus, võib siit maalt võtta, ainult tõus ja võiks oodata nüüd korrektsiooni turult, et turg tuleks tagasi allapoole. Loomulikult ta niimoodi ühe jutiga ei tule, et see on vaevaline liikumine, kui turg seda siis teeb. Mingisuguse peatuspunkti võime leida siin alas, et siin on ka meil tõusuga toimunud 3000 piiri juures, et siin võime näha ka jälle ühte peatuspunkti ja üks ka siin vahemikus, siis peaaegu siin 3500 piiri juures. Vaadates weekly pilti on meil siis tekkinud siia ilus vikiga küünal, ehk et turg näitab mingisugust vastupanu siin, kus meil hind praegus on, et siit võiks oodata siis allapoole tulekut selles weekly pildis. Nii. Vot, selline vaade, sellised ootused minul tulevaks nädalaks. Saab näha, kuidas turg käitub, kuidas need ootused välja kujunevad ja millised võimalused meile avanevad. Tulev nädal tõotab tulla hea. NFP, PMI uudised, väga agressiivsed, volatiilsed nädalapäevad ja haarame nendest võimalustest kinni, mida turg siis meile maha jätab.